neid saadikuid kuidagi ära, kuid minu mälestuse järele 23, mina nende hulgas vangistati. Mina isiklikult sattusin Toompea vanglasse. Üksikud pildid tolleaegsest vanglaelust olid. Esiteks paistis maal detsembri algupoole või keskpaiga ja lõpupoolel mõisate põlemiste õhendused. Siis hakkas saabuma poolsurnuks pekstud inimesi. Öösiti avati rauduksed, visati poolsurnud inimesi põrandale. Kongid olid äärmiselt täis puhjatud ja siis levis ka teade Viljanelas nälli tapad algust. Meeleolu oli igatahes väga raske. Kas hakkad ette lugema? Ma vaatan, mis selle kohta on öeldud. Ja. Mida selle kohta allikad ütlevad? See on väga kole koht siin üldiselt. Et siit ongi õige, kui inimesed kinni viiakse, kes üksus kohas kogunevad tavaliselt. Jah, et me oleme nüüd siis, meie oleme siis jah, selles piirkonnas, kus siis algas Tuglase kuulus vangimaja teekond. Ja vaata, nii juhtub, kui inimene ei jää koju, vaid läheb kuhugi partei või poliitilisele koosolekule. Ta oli 19-aastane sellel arvest, 19-aastane ja kunagi koju. Ei tea, jah. See on tegelikult see seikluslik lugu, see on lugu sellest, kuidas Ahjal sündinud Tartus koolis käinud poiss tuli siis Tallinnasse. Teisel ööl juba oli ta väga kuulsa kunstniku Bernhard Laipmani kodus Liine tänaval, seal oli palju rahvast. Bernhard Laipmani alt kuulus kunstnik, tema vend oli kuulus kunstnik. Ants oli, jah. Ants. Jah. Ants ja siis, aga Antsu vähem kuulsa venna Bernhardiga tahtsid nad minna siis Estoniasse töölisvanemate kongressile. Oli see töölisvanemate kongress? Ei, see oli valdade kongress. Kõlab igavalt. Ära räägi mulle. Oluline on, Tuglas oli siin, võeti vangi. Sina oled nagu Tuglas. Mina olen nagu Sandar verekoeraga. Mina tahaksin öelda seda, et siin kusagil siis Tuglas. Ei, see oli ka tore. See oli kuskil keldris. Ja see töölisvanemate koosolek või see toimus õhtul. Töölisvanem oli Tuglas, 19-aastane Tartu poiss. Ta polnud mingi töölisvanem, ta polnud tööline, ta polnud vanem. Aga näed, ta sattus Tallinnasse, sattus töölisvanemate koosolekule ja kusagil siin keldris oli siis koosolek. Tuglas valiti veel protokollijaks. No ikka, ainuke kirjaoskaja ilmselt oli seltskonnas. Siis tuli sõjavägi ja siis algas suur laialijooksmine, hüppati üle aedade ja Tuglas muidugi üle aia hüpata ei suutnud ja võeti kinni. Mulle meeldis, seal oli üks mees, kes tõstis koos püstoliga käed üles, siis ta otsiti läbi, aga püstolit ei leitud, siis see oli tal käes sellel, kui ta käed püstis. See oli tal terve õhtu käes. Ja siis ta vanglasse võeti ära, küsis, miks ta seda varem ära ei andnud, et keegi ei võtnud. See oli mul käes. Aga lähme siis vangla poole. Sina oled nii-öelda Tuglas ja me oleme koeraga Viimesõ vanglas. Mul on verekoer kaasas, ta jälgib sind ja kui sa põgeneda tahad, siis näed. Tuglas põgeneb. Koer tuli kohe järgi sulle. Ja kui me oleks keelant, ta oleks maha murdnud, hüpanud sulle kallale ja ära söönud. Et meie suund jah, praegu on Toompeale üldse, eks ju, on ju? Ja Toompea vanglasse. Aga sa oskad siit Toompeale minna? Sandarm koeraga. Mina näiteks ei oska, ma olen Tartust. No vat, sa oled nagu Tuglaseks sobid väga hästi. Selles raamatus oli, mulle väga jättis mulje mingi mees, elupõline varas, kes oli seal ka Toompea vanglas ja kasvatas seal siga. Mida ta tegi? Siga kasvatas vanglas, Toompea vanglas. Ja alati siis, kui ta on nagu see vangis istunud otsa, sest ta tappis sea ja soolas sisse ja tünni jättis vanglasse. Sellepärast ta teadis, et ta varsti on tagasi. Ja siis ta sai seda süüa ja võttis uue sea. Seal oli praktiline ikkagi inimene. Seal oli üldse väga lodev kord. Oli küll, jah. Ülemused käisid vabandamas vangide ees. Kongi uksed ei käinud lukus ja vangid käisid teineteisel külas lakkamatult. Balti jaama turg paistab juba. Siis me oleme varsti kohal ju. Vanglas.
Vaata, Tuglas viidi ka talvel vangi. Detsember. Detsembris, enne jõule. Pandi istuma vist 11. detsember 1995, kui ma nüüd õieti mäletan. Ja ta sai välja veebruari lõpus. Jah. Ja siis märtsis oli tal sünnipäev, sai 20 aastat vanaks. Seal nüüd enam muidugi vanglat ei ole, seal on nüüd Toompea ja on Riigikogu. Aga Riigikogu oli ka siis või, kas see, sest seal kirjeldati kuidas mingid põgenesid vanglast, et mingi hoov oli, kus tuli välja joosta. Aga see siis järelikult kas oligi see Riigikogu hoov siis praegune või? Ma vaatasin seda teist raamatut, vaata, kus on see Tuglase lühipäevik. See oli väga huvitav. See oli väga naljakas, seal oli näiteks abielus on eloga. Oligi ja samal ajal õhtupoole ta tegi veel redigeeris mingid raamatut. Ja see abielu toimus hommikul niimoodi mööda minnes. Aga nad abiellusidki minu arust mitte nagu kodanikud, nagu öeldakse. No mis siis, aga pidu oleks nüüd ikka alla ja mitu päeva joomist. Nad abiellusid minu arust mingi 5. või 7. aastal. 17. vist. Siis oli kodanlik abielu muidugi olemas. Tuleb tõsta see tuletungal. Mille Tuglas on pillanud peost. Mitte ehmuda vaenlaste hulgas, mitte ehitada sõnniku veost. Vaat, kes selle kirjutas? Selle kirjutas Ando Runnel. Õigus. Nii. Abitu Sandarm koos abitu verekoera ja elujõulise Tuglasega käis nüüd Vorstevi võtkas. Vangla peaks olema maa all. Kes selle nii lollakalt mäe otsa ehitas? Sest arvestage, et Tuglas oli 19-aastane. Tema jaoks oli lihtne. Meie praegu oleme palju vanemad. Vanemad kui Laikmaa isegi. No viimane pingutus veel. Oi jumal. Enam palju pole. No näed. Olemegi kohal. Nüüd mul on suur rõõm helistada oma tuttavale, meie kõigile heale tuttavale. Inimene, kes on isiklikult kohtunud Friedebert Tuglasega. Vaatame. Tere, Peeter! Kuule, me oleme siin Andruse, Robini ja suure võttegrupiga kõndimas Friedebert Tuglase radadel aastal 1905 detsembris, kui Tuglas arreteeriti Voltas ja viidi Toompea vanglasse. Me oleme jõudnud juba Toompeale. Robin mängib verekoera, Andrus on Sandarm. No, see on loogiline. Ja sina, Peeter, oled siis meie vaatajatele, ütleme, et see Peeter, kellega ma räägin, on armastatud näitleja Peeter Oja. Kes oli Tuglasega koos vanglas, ma saan aru, jah? Kas olid, räägi oma kohtumisest Tuglasega, kas sa istusid Tuglasega koos vangis? Kahjuks ei õnnestunud, meil oli mõni aasta oli vahet. Meid seab Tuglasega küll tegelikult, mitte ainult, ütleme, läbi raamatute, meil ei ole side, vaid meil on kohe selline, no ütleme olnud, meil on füüsiline kontakt. Ai. Nii. Mu vanaema oli Ahjal, oli õpetaja. Ja mõned suved ma veetsin vanaema juures. Sa olid siis umbes 20 aastane või kui vana sa olid? Siis ma olin 5 aastane, natuke mõned aastad noorem. Siis tehti selline kokkusaamine. Kohalikud lapsed ja mina olin ka vanaemaga seal, said temaga kokku, täiskasvanud olid ka. Minu pilku köitis tema käes väike kommipakk. Ja mitte asjata, sest kui ta oli ära rääkinud oma jutu, siis ta andis lastele komme. Väga armas. Mina olin nende seas, kellele ta ulatas kommi ja selleks oli Kalevi ananassi komm. Väga ilus. No näed, ilus. Teistega ta ei rääkinud. Aga minuga ta rääkis küll. Igatahes me jalutasime natukene ja siis ta küsis, mis mu tulevikuplaanid on. No ja siis ma rääkisin, et ma tahan saada populaarseks näitlejaks ja hea oleks, kui saaks sellise komöödiakallakuga näitlejaks. Ja siis ta vaatas mulle, seda ma ka mäletan, vaatas mulle pikalt silma, ütles, et sul on potentsiaali. Ja need lood jäävad ju alles. Jah. Muidugi. Ja kanduvad mälus edasi. Sest Peeter on viimane inimene, kes mäletab Tuglast. Jah. No lõpuks tuli midagi positiivset. Jaa. Ei, see on super, et väga, kuna ka Peeter tänasin selle intervjuu eest, et me nüüd jätkame, meil on teekonna viimane ots, et meil on nüüd vanglasse minek, praegu saab sama soones muide Eesti Vabariigi Riigikogu. Ja edu teile. Ja ilusat päeva jätku ja kohtumiseni. Tarvis, ja nägemiseni.
No võt nii, me oleme teinud väga professionaalse intervjuu. Mida? Eks oli siuke muidugi nii vana inimene, ei mäleta kõike nagu Peeter on. Kus see vangla koht on? Lähme sinna. Ega me sinna Riigikogu sisse nagu nii ei saa. Ja ei saa muidugi. See sein on jah, siuke vangla moodi küll. Jaa. Noh nii, härra Sandarm, kas me oleme nüüd siis, kus me nüüd oleme siis teie aruga? See on teie elukoht nüüd järgmised 25 aastat. See Piibia Tuudu teater või? Ei, siia 25. Kaua see Tuglas siin oli? Hästi vähe. Ta lasti kuidagi kogemata lahti, sest tegelikult oligi pull oli selles, et teda otsiti tagasi. Paljusid inimesi otsiti tagasamal ajal, aga kuna nad mingi muu asja pärast vangi pandud, siis neid ei leitud üles. Ei teatud, et nad vangis on samal ajal juba. See näitab, et väga korralägedus oli Tsaari Venemaal. Oli. See oli mäda. Ta oli mäda, jah, ja tal oli aeg kukkuda. Aga vaat siit aknast ta vaatas siis merd ja see luuletus siis, et ütle meri või meri. Miks sa siia mind teid? Ütle meri, kas ma lahkuda või ei või? Ei või, ütles. Tuglas oli sinnamaani kirjutas, jättis poolel ja siis üks valvur kirjutas, ei või. Ei või. Seal olid kõik väga sõbralikud. Ma mäletan, et Tuglas tahtis saada mingit raamatut ja siis valvur, aga raamatupoed avati hilja, et valvur pidi joostes ostma nagu selle ja jooksma ruttu, et jõuaks õigeks ajaks kohale, et saaks Tuglas oma raamatu kätte, valvur jõuaks õigeks ajaks tööle. No näed. Eestlased tegid ikka Tsaari Venemaal koostööd. Tegid, jaa. Et nad olid väga sõbralikud. No võt nii, et selline on siis meie väike tänane ekskursioon. Järgmine ekskursioon siis härra Sandarm on siis Naapolisse, nagu ma aru saan. Järgmine kord on Naapolis, Tuglase... Mis meid Naapoli sees ootab? Seal ootab Kondlid. Paar nädalat nälga ootab sind. Kaltsoone, pasta. Ei. See, mis see on see lihastasi, see parmasink. Paar ööd tohi tööbida kodutult töömajas. Vino Rosso, senioritad, seniorid. Ei, ainult üks vettinud kukkel.